täna pühitseme leeripüha ja Kristuse kirgastamispüha, siis on kaunis, et need 2 päeva, 2 sündmust on kokku langenud, sest tõepoolest need omal moel ka täiendavad teineteist ja avavad üksteise sisu. Kui me räägime muutumisest, Kristuse muutumisest, kirgastumisest, siis mida see tähendab, see sõna, mida eesti keeli või see sõna, mida eesti keeli siin kasutatakse, see kirkus või kirgastamine, on üks neid väljendeid, mida me ju väga sageli oma tavakeelepruugis ei kasuta. Kirkus. Mõni valgus on ehk kirgas või kirkam kui teised, aga et see kirgastamine tähendab arusaamist, mõistmist, millegi varjatu avanemist, on see, mis vaimulikus tähenduses see sõna endas kannab. Midagi saab selgeks, sa jõuad järsku taipamisele, mis sa saad aru, see on selline ahaa-kogemus, kuidas ma siiani ei mõistnud, nii lihtne asi. Vaimulikus elus, kui me räägime Jumalast, Jumalasse uskumisest, Jeesusest Kristusest, sellest, kes ta oli ja miks ta tähtis on jätkuvalt, siis küllap paljudel inimestel on justkui loor nende teemade peal või ei tule seda avanemist. Mõnigi ehk ütleb, et tahaks ka kuidagi uskuda, aga ei suuda või ei saa aru, et kuidas on võimalik uskuda Jumalasse, või sellesse, et Jumal tõesti on saanud inimeseks Kristuses, tulnud inimese juurde, või et Jumala põhiolemus on armastus. Ja siis on vaja seda kirgastamise hetke. Ilmselt on need teemad ja need küsimused ühed sellised, mille puhul ei saagi kuidagi survestada või öelda, kuidas sina siis nüüd aru ei saa, see on ju minu jaoks nii lihtne, võtta ka samamoodi see vastu. Midagi väga isiklikku ja tähendabki sellist isiklikku muutmismäe kogemuse vajadust. Ühel hetkel sa saad lihtsalt aru, kõik avaneb sinu ees ja sa hakkad mõistma. Siin tekib siis küsimus, aga mis tähendus on siis leerikoolil või üldse kõnelemisel nendest teemadest? Kas siis, kui ma päris hästi kõike nõnda ei taipa, kui tahaksin, või kui mul on vahest mõnest vaimulikust teemast raske aru saada, kas ma siis peaksin tulema kirikusse, kuidas ma võiksin sel teemal kasvada ja areneda, siis oluline on ilmselt see, et me ei jätaks Kristusega koos käimist. Jüngrid, kes muutmismäe kogemusest osa said, olid ju temaga peaaegu 3 aastat või üheskoos olnud. Nende leerikool kestis nii kaua. Ja ikkagi nad paljudest asjadest aru ei saanud. Ja ka peale seda muutmismäe kogemust, paljudest asjadest nad jätkuvalt veel lõpuni aru ei saanud, paljusid asju ei mõistnud. Aga nad jäid koos Kristusega käima. Ja see on selline märksõna vaimulikus elus kasvamise jaoks. Hoida ennast Kristuse lähedusse, käia koos temaga. Ja kui me igatseme seda muutmismäe kogemust, siis ühel hetkel see ka tuleb. Ühe või teise teema puhul järsku avaneb meil, me hakkame aru saama, me hakkame mõistma. Me öelda, et leeri õnnistamisele, leeripühale eelnev leeriõpetus, leerikool, ükskõik millises vormis see siis aset leiab või kui pikalt või lühidalt see toimub, on ikka kandnud selle uue kirgastava teadmise andmise või edasiandmise funktsiooni. Ideaalis peaks või võiks leerikool olla see hetk, kus järsku paljud asjad saavad selgeks, avanevad, see kate võetakse vaimulike teemade pealt ära ja tuleb selline valgustav kogemus. Ja kui me mõtleme ka oma leeriaja peale, leerikooli peale, kui palju me
taolisi hetki läbi elasime või taipamisi kogesime. Aga võib-olla olulisem on see, et läbi Leeri kursuse antakse kätte meile need tööriistad, millega me saame Kristuse ligidusse hoida. On see siis palve, on see siis Jumala teenistus, on see armulaual käimine ja armulauale tulemise õigus, mida Leeri õnnistamine ka annab. Et kõik see tegelikult on see kui vahendid või need sammud, mille kaudu me saame Kristusele läheneda. Aga lõpuks ükski kirikuõpetaja, ükskõik kui vägev Leeri kursus ei saa avada inimesele seda, mida üksnes Jumal saab avada. See päris lõpuni minev, südame põhjani ulatuv taipamine Jumala tegelikkusest, tema tähendusest, see on Jumala kingitus inimesele. Meie saame luua vaid ruumi, et see kingitus saaks üle antud. Teine tava, mis Leeri kooli ja Leeri kursust, Leeri õnnistamist ja ka seda kirgastamissündmust ühendab, on tava kanda valgeid riideid Leeri pühal. Nõnda tänagi oleme Arturi ja Tähti valgesse rõivastanud. Just selle märgiks, et me igatseme seda teistsugust valgust. Leeri kool ei anna tänapäeval enam, ja tema funktsioon ei ole õpetada inimesi lugema või viisakalt käituma või söögilauas kombeid täitma. Vanasti seda ka Leeri koolis õpetati, kui rehitarest, sutsutarest tulnud lihtne noormees või neiu ei osanud hästi lugeda ega teadnud, mis on viisakad kombed ja mis mitte, siis õpetaja, kirikuõpetajana seda ka edasi andis. Kuid esimene ülesanne on täna ka kirikus meil õpetada ja jagada seda kirgastamise valgust või seda teistsugust valgust, mis avab meile inimeseks olemise tähenduse. Mis on see alus, millele ma saan toetuda, see tee, mida mööda ma saan käia, kuhu ma võiksin oma eluga välja jõuda, mis on see minu koht siin selles maailmas laiemas plaanis. Me oleme emad ja isad, lapsed ja õed ja vennad, ja mis sellised erinevad suhted meil on, abikaasad ja nõnda edasi. Kuid mis on kõige selle sügavam tähendus lõpuks? See on see valgus, mida me oleme kõik kutsutud jätkuvalt otsima ja mille järele küsima. Üks eriline ülesanne, mis inimesele on siin selles elus antud, on elada seda elu sellise süvenemise tarkuses. Alati on võimalik mõista rohkem. Alati on võimalik minna sügavamale, taibata enam, saada enam aru sellest maailmast, iseendast, teistest inimestest. Jüngrid, kes tulid Jeesusega muutmismäelt, mõistsid nad midagi uut Jeesuse kohta läbi selle kogemuse. Seni oli Kristus olnud neile üks õpetaja, rabi, kellel olid targad ja olulised juhtnöörid edasi anda, kui nüüd oli ta saanud veel millekski enamaks. Nad olid temas eriliselt näinud Jumala kohalolu ja ligidust. Kuid kui nad siit oma teekonda jätkasid, siis jätkuvalt oli neil veel palju küsimusi ja segadust. Evangeeliumis öeldakse, et alles siis, kui Kristus oli surnud ja üles tõusnud, hakkasid nad taipama, mis oli toimunud, millest nad olid osa saanud, kus nad olid läbi käinud ja mis oli see järgmine samm, mida nad pidid astuma. See ülestõusmise kogemus, see kogemus, et Jeesus Kristus ei ole lihtsalt üks ajalooline isik, kes kunagi toimetas, elas ja õpetas, vaid et ta on olevikus
ja ka meie tuleviku jaoks fundamentaalselt oluline persoon. See kogemus, see taipamine avab nii mõndagi selle kohta, kuidas me oma elu võiksime elada. Me oleme kõik, kes me siin kirikus täna oleme, kohtunud Jumalaga. Isegi kui mõni võib-olla ei oska öelda, kuidas see kohtumine võis aset leida või on mõelnud, et pole ju midagi müstilist ega erilist kogenud, aga me kõik oleme kohtunud Jumalaga. Neid hetki on meie elus rohkem, kui me oskame sageli märgata. Kas või läbi selle loodu, mille looja on meie kätte usaldanud ja kus ta ise, tema pale, tema olemus on kogetav ja nähtav. Kindlama kujuga on see kohtumine aga neil, kes on ristitud ja kes on leeris käinud. Nemad on näinud Kristuse palges ära ja hiilgust läbi nende tõotuste, mida ristimine ja leeri õnnistamine on andnud. Ilus on see, kui mõnel leerikooli lõpus on inimesel see kogemus, et siin oli hea olla, tahaks siia jääda. Umbes nii nagu Peetrusel, Jaakobusel ja Johannesel seal Muutmismäel. See on üks hea paik olnud, see hea aeg olnud, see on midagi õpetanud ja kasvatanud. Kuid siia ei saa jääda. See on ainult sissejuhatus. Tegelik, vaimulik elu leiab aset igas meie argipäevas. Kui me läheme nendest vaimulikest hetkedest, on ta siis leerikoolis või leerilaagris aset leidnud, või ka pühapäevasel jumalateenistusel kirikus. Siit läheme välja ja hakkame tõeliselt elama tõeks Kristuse ligiolu meie juures. Seda, et me oleme midagi temaga koos juba kogenud ja näinud seda kirgastavat valgust. See on üks lõpmata põnev teekond. Igas päevas on midagi uut varjul. Igas päevas on üks või rohkem neid hetki, kus justkui see kate tõmmatakse ära ja siis me hakkame midagi märkama. Selle eelduseks on see, et me ootame seda või me igatseme seda jumalikku kohalolu esiletulekut meie elus. Siis see Jumala mõõde saab nähtavaks ja siis me tõesti elame ühte vaimulikus mõttes seiklusrikast ja kirgastavat elu. Jumal, kelle põhiolemus on armastus, on võtnud oma eriliseks ülesandeks ristimise ja leeri õnnistamise läbi sind igal päeval juhatada ja saata. Meil ei ole muud ülesannet, kui saada vabaks kõigest sellest, saada vabaks Jumala jaoks, elada Kristuses tema järgijana, siis kogedes seda, et Jeesus elab ka meie jaoks, me kasvame üha enam tema poole, me ei taha temast ilma jääda ja kirkuse valgus, see vaimne valgus saab üha enam ja enam esile tulla meie elus. Aamen.